Otsusest, et Eestisse tuleks rajada Iisraeli suursaatkond kuni tänase päevani, mil see päriselt avatakse, on läinud vaid 3 kuud, aga otse loomulikult ei lähe see avamine ka ilma protestideta. Miks te täna siia siis demonstreerima ja tänaval olete tulnud? Sellepärast, et eestlaste jaoks ei ole vastuvõetav, et me süvendame diplomaatilisi suhteid riigiga, mis paneb toime genotsiidi, mis on põhimõtteliselt paariariik. Ja kui me mõtleme sellele, kuidas me suhtume Venemaasse peale nende täiemahulist invasiooni Ukrainas, siis miks me ei suhtu täpselt samamoodi Iisraeli, mis paneb toime sama ja hullematki tegelikult? Samas Eesti on ju öelnud, et meie oleme 2 riigi lahenduse poolt. Kas te siis ei poolda seda Eesti lahendust ja otsust? 2 riigi lahendus ei ole tegelikult lahendus, sellepärast, et see ei võta ära neid, kuidas ma ütlen, opressiivseid vaateid, mis on Iisraeli ühiskonnas. Ainukene toimiv lahendus saab olla see, kui on üks riik, kus kõikidel on võrdsed õigused, nii juutidel, palestiinlastel kui kõigil teistel, kes sellel maa-alal elavad. Välisministrid ise meeleavaldusest midagi ei näinudki, sest suursaatkonna avamisele tuldi läbi maa-aluse parkla. Siin Maakri tänaval 26. korrusel asubki Iisraeli suursaatkond ja uskuge mind, ma oleksin tahtnud teile täna näidata, mis siin ukse taga peitub, milline see suursaatkond välja näeb. Aga nagu saatus tahtis, siis meid kahjuks siia ukse taha kaasa ei võetud ja ma ei saagi teile näidata, mis selle taga peitub. Vaatamata sellele, et näiteks turvakaalutlustel meid suursaatkonna tuurile kaasa ei võetud, rõhutasid ministrid, et suursaatkonna avamine on tähtis. The opening of the embassy is a manifestation of our determination to strengthen relations between our countries at all levels, political, economic and people-to-people ties. Suursaatkonna avamisel eelnenud omavahelisel hommikusel kohtumisel räägiti 2-poolsetest poliitilistest ja majandussuhetest, Venemaa agressioonist Ukraina vastu ning julgeolekuolukorrast Euroopas ja Lähis-Idas. We have always stressed that Israel must ensure that international law and international humanitarian law is fully respected, including with regard to unhindered access of humanitarian aid and protection of civilian lives. The region needs peace so that the aspirations of both nations could be realized. And for the first time in a long while, there is finally a glimmer of hope. And from here, I want to send a message that will be heard from Tallinn to Tehran. Iran constantly targets Israel's embassies, ambassadors, and diplomats. We will not be deterred. On the contrary, we will continue to expand Israel's relations around the world. Iisraeli välisministri sõnul on Eestil ja Iisraelil palju ühist. Me oleme mõlemad väike rahvus, kes võitleb suuremate vastu. Me oleme demokraatia rahvused ning kuigi Eestil on palju Iisraelilt õppida, oleme ka meie võrdselt Iisraeliga idufirmade käsirinnas. Lisaks on ministrite sõnul Eestil Iisraelilt palju õppida, kui räägime kaitsesüsteemidest.